Ma tänan teid, et te olete armulised minuga ka täna praegu, et te kuulete seda oma ilus emakeelt, eesti keel, nii vigaselt minu suust tulemas. Ma olen Poola rahvusest. Minu ema ja isa olid poolakad, katoliklased. Olen sündinud selles perekonnas 5. laps. Ja ma mäletan, kui minu emakene pani rätik pähe ja võttis meid kõik lapsukesed ja läksime kirikusse, kus preester räägis tõdesid, Jumala tõdesid. Aga kahjuks meie perekonnas ei olnud ei piibli midagi lugeda ja ise nagu tunda huvi Jumala kohta ja uurida Jumala tõdesi. Ma küsin praegu veel teie käes, kes on noorem kui 45 aastat siin saalis? Kui palju. Oi, kui palju. Minu hing rõõmustab praegu. Te olete õnnelikud, et te olete praegu siin, Jumala kojas. Mina 45 aastat otsisin tühja, nii nagu Siret ütles. Ma otsisin tegelikult õnne, ma otsisin armastus. Aga see on nagu virvendus. Just jõuad sellesse kohas, et just peaks ju olema, see on nagu virvendus, hopst, ja enam ei ole. Jälle hingivainlane näitab, vaata siin, see on sinu õnne allikas. Jõuad sinna ja jälle hopst virvendus, kadunud, tühjus, kuivus. Ja niimoodi 45 aastat. Ma uskusin, et Jumal on olemas. Ma uskusin, et tema on looja. Ma ei usunud, et mina olen ahvist ja ma usun, et teie ka ei usu. Halleluuja. Aga ma ei tundnud isiklikult päästjat Jeesust Kristust. Ma teadsin, kes ta on. Ta on Jumala poeg, seda ma kuulsin kirikust, et ta on surnud risti peal, aga seda sisu, seda tõde, et seda ta on teinud minu asemel, patuse asemel, mitte õigede pärast, patuste asemel. Seda ma sain teada ainult siis, kui mul oli 45 aastat. Mul on kahju nendest aastatest. Aga ma tänan Jumalat. Ma tänan Jumalat. Selle 45 aasta jooksul Jumal lubas mulle maitsta väga palju nii-öelda, mis selle maailma vürst pakkus. Kuulsus, raha, austus, edu. Minu pildid olid kaubamajas, teistes viktriinides, esikantes siluetis, moja maja manekeen, filmis mängida, austajad palju, Vali Mariana. Ja kuhu see elu läks? Allapoole. Joomine, suitsetamine, justkui kõik on korras. Kõik, mis nõukogud on aina võiks unistada too ajal. Maksimum, kõrge. Huvitavad seltskonnad Leningradis, Moskvas. Punane must kalamar, šampein, roosa, valge. Lõõbutse mu hing. Ei olnud seda lõbu. Iga kord, kui tuled koju, millegipärast see hing nutis. Padi oli märk pisaradest. Ei ole see, mis hing otsis. Mu hing januneb elava Jumala järgi, nagu janune maa. See on inimese hing,
See on inimese hing, kes on janune, näljane, elava Jumala järgi. Mitte miski ei saa asendada. Mitte keegi ei saa asendada, kui ainult Jeesus Kristus. Halleluuja. Ja nüüd armsad, kõige tähtsam. Kiri ütleb, vaadake, missuguse armastuse on Isa teile andnud, et teid nimetatakse Jumala lasteks. Missugune tiitel. Missugune seis, hingeseis. Ma olen Jumala laps. Ma olen Jumala laps ja tema pärija ja Kristuse kaaspärija. Halleluuja. Ja seda me olemegi. Amen. Seda me olemegi. Ja on kirjutatud, maailm ei tunne meid sellepärast, et ta ei tunne teda. Amen. Ja ära väga kiipu sinna, et maailm tundeks sind. Las ta tunneb Jeesust sinu sees ja sinu läbi. Ja annab au Jumalale, nähes sinu head tegusid, mida Jumal teeb sinu sees ja sinu kaudu. 3 päeva tagasi 1991. aastal 9. juunil, täna on 12. juuni, Jumal ilmutas oma armastus ja kastunne ja halastus niisuguse vastu, nagu mina olen olnud. Läbi kukkunud, joodik, 2 pakki sigaretti päevas, hääl oli nagu voorimehe hääl. Mõtted, enesetapu mõtted, lahutatud mehega. 9. korrusel elasin Õismäel oma Prantsuse buldogiga. Ainult viin, suitsetamine. Ilus miljoniline vaade oli mul tegelikult, nagu paljud praegu elavad. Nii ilusad korterid, nii ilusad vaadet nimetatakse miljoniline vaade. Mul oli Harku järv, kui ilus. Aga teate, seal 9. korrusel lähemal all oli must asfalt. Ja see nii tõmbas. Ja üks hääl ütles, kõik on läbi. Sul on 45, sa oled lahutatud, sa oled joodik, sa oled kõik maitsnud, sul on kõik on olnud. Hüppa alla 9. korrusel. Ja kui lahedal see hetk oli, armsad, kui lahedal see tõesti, kui sa oled selles nullis, kui sa oled nagu vastu surutud, vastu seina, et hüppa alla, kuidas see asfalt tõmbas. Kuidas ta tõmbas. Ja teada, mis juhtus? Jumal nägi ja teadis kõik meist. On ju kirjutatud, inimene näeb, mis on silma ees, aga Jumal näeb seda, mis on südames. Halleluuja. Ja mis juhtus? Või naaber tuli ukse keel, midagi oli vaja laenata, ma ei tea, sool või tikut või midagi. Väga tähtis, eks? Või koeraga midagi juhtus, või telefon helises, et see mõte hüppa alla oli püüetud puhtaks, vabaks. Ma ei mõistnud seda. Ma ei mõistnud seda, kes seda tegi. Ma ei teadnud seda, aga see päev oli elus. Mina jäin nii-öelda. Mitu korda see mõte külastas, aga siin 9. juunil see juhtus, kui Jumal korraldas nii imelised viisil kohtumist minu Jeesusega. Halleluuja. Siin 31 aastat tagasi, kui pastor
Ants Rebane hüüdis, et kes tahab täna lepitada Jumalaga, paluda andestus Jumala käes. Mina jooksisin sealt lõpus siia. Pea valutas, pohmeelus oli. Õudne seis oli, aga ma nägin ennast patusena. Ma tundsin järsku, kes on tema, et tema on armastus, aga mina olen patune. Ja ma pean väga paluma tema käes andestust. See oli minu esimene soov siin põlvede peal 31 aastat tagasi. Isa kallis, aitäh sulle selle ees. Aitäh sulle, Isa kallis, aitäh sulle, et see oli sinu päev, et see oli sinu hetk siin samas kirikus. Et sa kingisid mulle uus elu. Aitäh sulle, Isa. Ja mida Piibel ütleb, et kes tunnistab oma patud, sellele Jumal on õige ja ustav, annab andeks ja mida? Ja puhastab kõigi selle kohtus. Puhastab. Kes on Jeesuses Kristuses, on uus loodu, vana on kõik möödunud ja uus on sündinud. Halleluuja! See oleme meie praegu, armsad. Aga kui palju, nii nagu õde ütles, kui palju need, kes veel on pimeduses on, aga jälle sõna ütleb, muidu olete saanud ja muidu andke. Halleluuja! Ta tervendas mind. 5 haigused. Ta tervendas. 2 operatsioonid oli vaja mulle teha. Ta tervendas. Ja nüüd tõesti rahvapõlv. Ülistagu Jumalat rahvapõlvele. 31 aastat need haigused, need hädad, mis mul olnud, ei ole tulnud tagasi. Sest keda Jeesus Kristus vabaks teeb, see on tõesti vaba. Halleluuja, kas keegi ütleb aamen? Halleluuja! See on see, kellesse me usume. Ja seda me pakume teistele, kellel hing januneb. Võib-olla sa oled pikali täna seespidiselt. Jaa, väliselt sa püsti seisad. Sa oled trendikas riies, luksuslik, sul riied on, kosmeetika ja kõik, aga sa oled pikali seespidiselt, sest hing januneb elava Jumala järgi. Ütle täna, Jeesus Kristus, ole minu hinge päästja. Ma tänan sind kõige ees. Aamen. Aamen.